Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkti saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest tänases saates. Ja me panime neile selle heinakõrre nagu tagumikku ja siis nad lendasid nagu kõrgele. Saadab talle ähvardavaid sõnu. Sa oled näinud seda või? Päris nagu põhimõtteliselt... Aga sa pead ju tunnistama, me hakkame jälle sama juttu rääkima. Me rääkime seda korduvalt. Unibet, selles saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Nagu igas saates meil on 2 tiimi, meie punase tiimi kapten on keegi muu kui Sander Eigo! Sanderi kõrval on keegi muu kui legendaarne, absoluutne, meie kõigi lemmik, spordikommentaator Kalev Ruu! Peaaegu tuli kõik õiged sõnad välja, aga meil on vastaseis ka ja vastas on keegi muu kui Sinise tiim ja Sinise tiimi kapten on Teele Viira! Ja Teele kõrval on täpselt samamoodi meie kõigi lemmik, armastatud, tuntud spordikommentaator Toomas Vara! Daamid ja härrad, just nii! Absoluutne legendide tuleb siuke lahing, meil ütleks isegi nii. Aga Karl, mis on meie esimene küsimus? No ma mõtlesin, et ma teen esimese sporditeemalise. No, väga hea. Ajalooline sporditeemaline küsimus. Okei, no vaatame kohe, mis nagu mehed teevad. Kes vastavad? Kohe te saate kes vastavad on need, kes tulid siia mängu osalema? Nii, kui tekib tunne, saad vastata, paned kohe Teele. Okei. Jaa. 1930. aastal Me vastame. oli võidujooks mesilase ja tuvi vahel. Kuidas nad märgistasid mesilase, et teada, et õige mesilane finišisse jõuab? Ma tean, aga ma ootan nüüd põnevusega Kalevi versiooni. See on fakti küsimus või? Fakti küsimus, see on päriselt juhtunud. Ei, Karl mõtles välja. Tihti tundub nii. Kalev, sulle peaks see saate formaat olema tuttav, sest mäletad, me tegime kunagi sarnast saadet. Seal oli küll see erinevus, et me ise tegijatena teadsime ka küsimusi ja vastuseid. Selle võrra oli lihtsam. Seal olid kuulsad külalised ka ju, vaat Teet Margna ja oli see saade või? Teet Margna oli väga... Ja, aga me Teetu ei saanud. Mis päässi, meil on siiski endine Teet teaks kohe seda vastust. Aha. Aga kuidas nad siis märgistasid mesilase? Kuidas sina märgistaksid mesilase, kui sul on vaja tuvastada? No nii Teele. Mina mängisin Heinamaal kunagi Saaremaal sellist asja, et me püüdsime parmud kinni. Ja mitte need parmud, kes poe... Ja ma teadsin, et sa küsid. Need parmud, kes lendavad, nad ju suvel kasvavad nii suureks ja kuna meil oli igav seal Heinapõllu kõrval, siis me sidusime niidi selle parmu kaela külge ja siis käisime jalutamas niimoodi, et selline tunne oli nagu, et parm jalutab suga kaasa, siis niid lendas. Teele on pärit vaesest perest. Seal ei olnud ei jäneseid rääkimata koertest või kassidest. Seal olid parmud. Ühesõnaga, see ei saa olla ju mingi raske asi. Ma arvan, et... vastus, see on tegelikult nii, et sa pead mingisuguse sportlase, kes suudab joosta näiteks, määrid näiteks mingi magus asja kokku meega. Ja siis lased selle mesilase lahti, ehk et hakkab... Siis sa lased selle mesilase lahti ja sa tegelikult mõõdad mesilase seda lennukiirust, mõõdad selle jooksja järgi, kes sellest mesilasel nagu eest ära jookseb. Ehk et see mesilane... Mata ja Füssamees on rääkinud. Aga tol ajal ei osatud veel nii tea. 930 matemaatikat ei olnud veel, jah? No sellisel tasemel mitte. Sellisel tasemel kindlasti mitte. Sa jätsid nagu mulje, et sa nagu tead. Nad tegid midagi mesilasega, ma annan vihje. Nad tegid midagi selle mesilasega. Nagu, et kindlasti nagu märgistada. Kuidas sa märgistaksid mesilast? Värviksin ära. Millega sa värviksid? Ja kuidas, millega? Kuidas ja millega? Jah. Värviga. Okei. Kas nagu väike pintsel või? Nagu konkreetselt helendav või siis nagu midagi, mida saab nagu kaameraga jälgida lihtsamini. 1930. Selle kaamera seal oli selline, et neil oli ühel, tol ajal veel, see oli kuidas, see oli selline aadlike vaheline lihtsalt nagu kihlvedu ja siis tehti ja niimoodi, et pandi... Me tegime... Meil on palju küsimusi. Ma võin ka rääkida, ma olen ka suht... Ma olen ka nagu vaesest perest pärit Kopli liinidelt nagu teilegi. Aga meil olid nagu parmud ja teised mängud, et me püüdsime ikka kinni neid suuri ja me panime neile selle heinakõrre nagu tagumikku ja siis nad lendasid nagu kõrgele.
aga see oli ainult korra, siis peale seda nad ju kukkusid surnuna maha. Jaa, aga parmud peab kära tapma. Nii et ma arvan, et seda mesilasele panid ka mingi kõrre külge. Oota, räägi. Sander, tiimikaptenil, mis on mul oli olulisem küsimus, et kas nagu Tuvi lendas niisama või? Jaa. Et küll tema ära tunneb. Ei, loe fakti küsimus. Võidujooks oli, mitte võidulend. Võidujooks. Oli jah. Olgem täpsed. Võiks mõlemad võeti tiivad ära või? Ei võetud. Ikkagi lendasid, jah. A lendasid või? Ikka lendasid, jah. Siis ikka võidulend oli. See on semantika juba. Oi, Karl, sa ei puid praegu. See mulle meeldib väga hea. Aga ja võidulend oli siis, ütleme. No aga me siis panime ikkagi kõrres persse, jah? No Karl, mis sa nüüd ütled? Kas urvi? Ei ole õige vastus. Kas ma ütlen õige vastus ära, ma arvan? Ma arvan korra veel proovime. Mis oleks veel selline lihtne asi? Paned kuhugi selle mesilase sisse. Tuvi oli... Korki. Aga sa pead millegagi ära katma. Ja sa pead katma millega. Sest tuviga on see lihtne, et tol ajal ikkagi need postituvid asjad olid, sa teadsid, märgistatud juba eelnevalt. See oli tuvi on natuke suurem. Teati tuvi. Tal oli see postikott oli küljes. Jala küljes pandi. Aga sul oli vaja kuidagi seda mesilast eristada teistest mesilastest. Just see on see oluline. Nad välisid kõige ilusama. Milline ilus mesilane? Mis iganes tolle elustandard oli? Ei no ema mesilane ja ta pandi ühte toru otsa ja teisest toru otsast üks selline tubli nagu lihastes mesilane lasti teisest toru otsast. Plaks. Tegelikult ema mesilasega oleks terve kogu see tarudega kaaselanud. Selles mõttes hea mõtlemine, aga kahjuks vale vastus. No aga Karl, ütle meile õige vastus ära siis. Õige vastus on see, et ta pandi jahu sisse. Ta pandi jahu sisse jahuga koos ja siis oli kena niisugune jahumesilane. Näita pilti. Näita pilti. Seda ei salvestatud kahjuks. Lihtsalt siuke fakt. No selge. Keegi ei võida seda mängu. Pool punkti saime, me ikkagi panime ka nagu midagi sisse talle. No hoiame meeles seda praegu. Kalev, tal ei pandud jahu sisse. Millest sa jahu teed, viljast on ju. Me olime tegelikult seal. Me olime päris lähedal. Lihtsalt see kõrs dekonstrueerida. Jah. Ma ei tea, kas sa rääkisid vist ühe punkti välja? Ei, ärme nüüd nagu ärme lähe. Me ütlesime ka, et värviga. Ja kui jääb viiki, siis tuletame seda jahupunkti. Okei, kokku läbitud. Kui on viik, siis jahupunktist räägime veel. Aga lähme nüüd juba teise küsimuse juurde. Järgmine küsimus puudutab meid kõiki. Nonii. Mis on erinevates kultuurides ja igal mandril kõige levinum õudusunenägu? Lihtne küsimus. Mis on kõige levinum õudusunenägu inimeste seas? Kukkumine. Et piss tuleb püksi. Ei ole see. See on hea variant. Sa oled näinud seda või? Päris irvitav. Mis valusest sa seda nägema hakkasid? Ja kas siis päriselt ka tuli või? Ei, see ei pea tulema sul füüsiliselt, aga nagu visualiseerige endale. Kalev, pane silmad kinni. Kas on nagu lahe mõte või? Ei ole. No vot. Mina tean, mida minu õudusunenägu on, aga see ei ole üldse seotud sellega. Aga räägi mulle, mis on see õudusunenägu? Et sa lähed, see on seotud tööalaselt, et sa ärkad üles ja jääd hiljaks. Jääd hiljaks peaaegu. Aga ma pole kunagi õnneks hiljaks jäänud. Ja siis on see, et sa hakkad, sul on 3 sekki ülekande alguseni ja sa ei tea, kes mängivad. Ja siis on, juba loetakse sul isse 5, 4, 3, 2, 1. Siis hakkad üles, kurat, uni nagu. Seda on jumala tihti. Seda on väga tihti. Seda on palju tihedamini kui see, et piss tuleb püksi. Ja kui see... Lihtsalt ma mõtlen nüüd, et kui palju statistiliselt nagu erinevates riikides on spordikommentaator. Ma rääksin praegu puhtalt personaalse oma sihukese väikse loosi ja praegu... No jaa, aga... See ei ole üldse vastus. Ma saan aru. Kalevil on lihtsalt vaja, et teda kuulatakse, mõistetaks. Ma kuulsin sind, Kalev. Jah, super. Vaeselt saavad üksteist aru. Okei. Kas te panete lukku selle spordikommentaatori juurde? Aga mis te lukku panete, kui te peaksite millegi nüüd lukku panema? Aga sa oled ju maailmas käinud. Nii? Noh, sa oled rääkinud inimest. Aga ma magan ju üksi või selles mõttes. Taha sa sellest rääkida? See päris hirmutav. Minu päris siiras pakkumine oli kukkumine, aga kui see ei ole, siis mingi uppumine. Eks ta mingi lõpp peab olema. Lumi tuli maha äkki või? Lumi tuli maha. Tead, ei ole väga kaugel. Ma räägin sulle, 2 punkti juba. Ei ole, aga see ei ole, see on üks väga kindel lumi, mis inimese seest tuleb. Kõikides kultuurides, noh. See on 100 puss nugev. Kindel lumi. Ma liiga palju seda Karli viiet ei kuule. Mis sa pakud?
lumi see kindlasti ei ole, Ei sest ole. pooled kultuurid ei tea, mis asi lumi on. sellepärast nii hirmus. sellepärast ongi hirmus. Et raadios kuulis, et kuskil on lumi ja... Muidugi noh. Äkki ikkagi mingi sõda või mingi siuke asi, mis nagu... Ma ei usu, et siin naljasaates on sellised väga morbiidsed teemad. See on... Ei, seda me teeme kogu aeg, jaa. Aga võib-olla väike vihje nii palju kaua, et see on selles suhtes nagu iga inimese endaga seotud. Surma näevad. Iseenda surma. Ei ole, see on midagi, see on sellist, mis inimestel juhtub ka tihtipeale. Tegelikult kõik me läbime selle lastena selle protsessi ära korra. Ikka see pisspüksi. ikka see. Ja vanadusest tuleb uuesti see protsess. Ma ei tea, et jääd üksi või? Või et... No Sander on terve elu seda tundnud, ta teab. Ei, see on üks füüsiline protsess, mis tekib inimestega. Hambad kukuvad suust välja. Õige vastu. Ma ütlesin, et nägid, see lumi aitas sind. Ära sa selle sõrmega viputa siin. Lumi aitas. Kuulge, aga meil on esimene punkt jagatud. Esimene punkt. Siin meil on ka õudusunenäo visulatsioon. Mul näiteks oli sama nagu juustega. Aga tuleb välja, tunevad lähevadki täide. Aga seda hirmu õnneks ei ole, jah. Aga meil on 2 peale suht normaalne kogus. Väga hea, aga mida me siin täpselt nüüd vaatame? Meie punkti. Ma ei saa ka aru. See on hirmus lihtsalt. Liigume järgmise küsimuse. Lähme lihtsalt järgmise küsimuse juurde. Mis teeb šveitslase Dominic de Villi pakutud sünnipäevale tellitud klouniteenuse unikaalseks? Ehk siis sa tellid endale klouni sünnipäevale, aga see on väga unikaalne teenus. See on lihtne ju, ta on ju alasti, on ju. Väga unikaalne. Tavaliselt küll. Tavaliselt on klounid, eks ju, riides. Ei, ma jään nüüd hätta, et kas see konkreetne mees, see Dominic de Vill, see eksisteerib, see on päris mees, kes käib sünnipäeval. Kas Šveits on selle asja juures nagu oluline või? Ei, see on lihtsalt väikene see, et ta on Šveits, ta on šveitslane, ta on nagu rikkas ühiskonnas, ta tegelikult see raha teenimine ei ole oluline. Aga Šveits ei ole... Ta tahab pulli tegemas käia. Naljamees. Ma arvan, et ta tahtis, et need oleksid need väiksed inimesed. Klounid. Mis mõttes nagu väiksed inimesed? Ma ei tea, kuidas seda... Kuidas Saaremaal öeldakse? Ja mis te ütlete Saaremaal? Kääbus! Kääbus. Kas kääbus ei tohi öelda täna enam? Ei tohi midagi öelda. Sellepärast ma ei julgegi vastata. Kas see on õige vastus muidu, mis ma... Ei saa olla. Ei. Kuidas ta seda klouniks kehastub? Ütlen niimoodi, et milline see klouni teenus on. Kuidas ta kehastub ja milline... Šallala, Šveits on šokolaadimaa, ma arvan, šokolaadi sees. Ma šokolaadis kloun. Ei, šokolaadi sees. Šokolaadi sees. Ei ole see šokolaadi sees. Tema ise on nagu see... Ta ei ole... Mõtle, kui see tavaliselt, see on lastepidudele ka. See sobib lastepidudele ka, jah? No, vaat see ongi see küsimus, kas ta sobib või mitte. See on pigem kaheldav väärtus siin. Milline kloun te tahaksite lastepeole? Millist klouni te tahaks? Mitte ühtegi. Aga millist te kõige vähem tahaksite? Hirmsat. Milline on hirmus kloun? Hirmus kloun on hästi rõveda näoga. Äkki ta on mingi Dracula kloun? No, tead, ma arvan, et ma kas ta on sellise sellest Hollywoodi, eks ju, filmist see tuntud koleda näoga. Ma annan teile ära, sest see hirmus kloun, see kuri kloun ongi see õige. Ta on kurja klouni teenus siis, eks ole. Aga see on veel samm edasi. Ta on niimoodi, et sa tellid selle ära ja siis ta 2 nädalat jälitab su last. Saadab talle ähvardavaid sõnumeid. Lahe. Ja siis tuleb sünnipäevale ja annab tordiga näkku. Kõik ja... Super, no. Ja kui te mõtlete, milline ta välja näeb... Tule vanaks hakkab jääma see. Me tegema ta kuradi AI piltidega. Mul on nagu Facebookis üks Sirje olemas. Ka iga päev. Ta on väga õnnelik selle pildil. Vaata Sirje täna seenel tegelikult ei käinud korterist välja. Aga küsime ühe lihtsa teadusküsimuse. Just, need on tavaliselt väga lihtsa teadusküsimus. Nii. Kust me saame enamiku oma hapnikust? Kust me saame enamiku oma hapnikust? Suus. Kuidas nagu inimorganism saab? Maa, meie kõik. Kust me saame, kust maa saab oma hapnikku? Toomas, saad sina. Ookeanist. Amazonist. Õige vastus tuli sealt.
ookeanist, täpselt nii. See oligi lihtne teist küsimus. Ja, aga see on natuke ebaõiglane küsimus. Me oleme siit väikselt Saaremaalt pärit, seal on üks Soela väin ja... Aga teil on ikka suur väin ka. Nii, lähme edasi. 3-1. Pluss nosevaru. Teeme spordiküsimuse juurde. Sport meeldib. Let's go. Mille järgi see Andrea Kassi alati teada, kuhu Boris Becker oma löögi suunab enne, kui see toimus? See on siis tennise küsimus. Et kuhu suunurka keel läks, aga... Ma enne, kui Kalev proovib ka vastata. Ütle õige vastus ära. See, et Kalev, kas sul on meeles, et kui me Kuldvillakus käisime, oli sporditeemal Kuldvillak, kes selle võitis muidu? Selle võitsin põhimõtteliselt mina. Nagu põhimõtteliselt... Aga sa pead ju tunnistama, me hakkame jälle sama juttu rääkima. Hei, kiiresti, pane like ja subscribe ja muud asjad ja siis vaata videot edasi. Lähme tagasi, pane praegu kiiresti. Mul on, ma ei tea, miks me siia lähen. 2 küsimust olid toimetaja poolt valed küsimused, mida ma korrigeerisin pärast ära. Me räägime Kuldvillakus. Kuldvillakus oligi, ma panin ju stopp, see vale salvestus jäi seisma. Nii, need olid 2 vale küsimust. Nii, ja sina said need punktid endale kirja. Ja lõpuks sa võitsid 40 punktiga. Oota, ma kuulsin õigesti, et Tom võitis. Ja seal oli meil oli üks kolmas mees veel, kes Krimmi ruumis alguses ütles, et ei, me ei hakka raha jagama, et pole mõtet, mehed, ma võtan selle raha, et siis ta jäi viimaseks, siis ta nägi meie lõpu, siis ta piirus mu lõpu vastust niimoodi. Siis küsis, ega enam vastust muuta ei või. Aga see ei olnud Toomas. See oli Toomase poeg. See on tõesti nii lugu, aga tõepoolest lihtsalt for the record, et Kuldvillaku spordi eri võitja on ikkagi... Sa pead tunnistama tegelikult. Me hakkame vaidima. Sa tahaksid lihtsalt käima tõmmata. Keskendu sina kuradi Andre Agassile, mitte tollele vennalusse. Aga meil lihtsalt vahepeal tuli juba õige vastus ära. Ta ütles kõigepealt õige vastus ära ja siis hakkas vaidima. See lihtsalt seda teaksite. Nii, et vahepeal tuli 2 punkti sinisele tiimile. Teeme aplausi sinisele tiimile. Viska. Ja õige vastus siis tõesti keel suunurgast näitas ära enne, kuhu poole löök tuleb. Ja tänu sellele ta sai vist 6 võitu. Ja Steffi Graffi. Ma ei tea, kas see käis karikaga kaasas või mitte. Võis käia. Aga järgmine küsimus. Mille omamises on Eesti maailmas esimesel kohal? Mille omamises? No vimma. Meil on külmavõitu, paljuvõitu, kallivõitu. Mul on tunne, ma peasin kohe natukene seda asja kokku tõmbama. See on üks füüsiline objekt. Füüsilised objektid. No mis füüsilisi objekte meil on palju? Kas inimene on ka füüsiline objekt või? No neid meil palju ei ole. Palju ei ole. Aga meil on ilusaid naisi palju. Maailmas esimesel kohal. Mitte, et mina oleks, aga lihtsalt ma tean seda küll. Kas see on nagu per-inimene? Nagu see statistika. Või per-ruutmeeter. Tegelikult on per leibkond. Kui me niimoodi võtta, per perekond, per leibkond. See on siis auto. Ei ole. Ei ole. Pangalaen. Võlad. Jah. Mulle meeldib, kõik mõtleme samas, aga ei ole. Ei ole veel seal. See on päris positiivne asi. See on tore asi. Ongi, pangalaen on positiivne ja üleüldse. Ärge kartke oma rahaga teha vastustundlikke asju. Unibet. Kas ma aitan teid? Kas te üldse teate, kui suur on leibkond keskmine? Televisioonis töötav Kalev peaks ju teadma. Sa oled vale laua taga. Karmine Eestus. 2,5 millega. 2,23. Ei ole või? Kokku kui on või? Mingi paari aastaga. Ei ole tegelikult mingi 2,5 natuke peale. Ehk et sealt arvutage edasi. Ma enam palju lihtsamast teha ei saa seda. Igas toas on televiisor. Ma usun, et mujal riikides võib-olla isegi rohkem televiisoreid. See ei ole see. Mis meil on siis? Meil on halvad naabrid, aga see pole füüsiline objekt. No see on ainult Saaremaal minu meelest. No hea, õnneks te olete kõik seal saare peal koos oma halvad naabrid. Meie ei pea muretsema. Ihkame armastama. Ei, see pidi olema positiivne asi. Väga hästi on Eestis midagi positiivset. Kas see on kodumasin? Ma ütleks, et see on vihkena võin öelda, et see on liigume just teises suunas telekate juurest ära. Jah, see on midagi, see on küll mõni ütleks meelelahutus, aga mõni natukene see ei ole meelelahutuseks. Koer kodus või? Raamatuid. Õige vastus, raamatuid. Teeme aplausi punasele tiimile. Et kõik need kokaraamatud tõmbavad nagu edetabeli tippu kohe meil. Ju siis, sest leibkonna keskmine meil on 218 ja maailmas on 115 leibkonna kohta, nii et me oleme päris... Oh my god, mul on mingi 6. Seda on näha. Teile niimoodi kohe.
need Statoilist ostetud värvilised ajakirjad, need ei lähe arvesse. Need UEFA kaardid. mis hakkab M-tähega lõppeva üks päev ma sain arsti juures üks väikse volditava, see oli lõvipilt ja kaelkirjaku pilt, sest ma ei nutnud, kui Arsti verd võeti. ja see on üks ma sinu raamat. 2 korda, kui verd võeti ainult. Järgmine küsimus, palun. Nii, ma kõigepealt küsin, kas te olete Florida mehe fenomeniga tuttavad? Mis on? Florida mees on siis fenomen, kus sul on hästi palju politseijuhtumid, alati Florida mees korraldab midagi Ameerikas ja selle ümber on siis tehtud omaette võistlused. Spordivõistlused on selline turniir käib lausa. Ja ma tahaks, et te kirjeldaks mulle Florida mehe võistlustel olevaid alasid siis. Millised on iga ala eest, mis seal on, saate punkte. Florida mehe võistlused on selline ala. Võib-olla kirjelda natuke veel midagi. Alligaatoriga maadlemine peab üks olema. Vot midagi sinna kanti me jõuame, eks ole. Kahjuks see ei ole päris see. Seal on üks maadlus küll. Ma vihkan seda, kui sa teed seda, et su toon ütleb, nagu mul oleks õigus. Jaa, sest see on üks maadlus küll. Su sõnad ütlevad, et ma olen idioot. Ei, sellepärast ma mõtlen, et seal on üks maadlus. Ma olen siin mingi 6. hooaega pantvangis juba. Ma annaksin veel seda, nad simuleerivad seda. See ei ole päris see. See on siis, nad maadlevad mudas selle... mis on see, mitte ujumisrõngas, aga see basseini nuudel nii-öelda. Nad sellega maadlevad mudas, mis siis simuleerib seda nii, et anname punkti sinna ja. Saime kõik juba või? Ei ole. Meil on veel alasid, jah. Nüüd tuli väike, teil oli poolik enne õhus, nüüd on see poolik läinud ja nüüd te teate lihtsalt. See on natuke nagu Jackassi teemadel. Florida mees on nagu päriselt olemas. Ja kogu aeg on uudis, Florida mees teeb ühte asja, Florida mees teeb teist asja. Äkki siis on mingi kuradi steigi söömine või midagi sellist? Ei, see on pigem sellised lollid asjad. See on pigem ühiskonna madal osa. See on meie rullnokk. Üle vangla aia ronimine. Vanglaga rikkusin ära või? Mitte vanglaga, jah. Aga enne vanglat. Kui me võtame tarneahela vanglale. Üle kohtumaja. Üle politseimaja. Aga selle, mis see on see, kus autosid hoitakse, mis on ära võetud? Üle selle aia. Rommu selle. Natuke lihtsamalt mõelda. Siis üle aia ronimine. Lihtsalt, kelle eest võib-olla Florida mees põgeneks? Politsei. No võt. Politsei eest põgenemise võistlused üle Romula... Vaata, ma olin punkti andmas, ma olin nagu söötsin selle kena. Ei, oota, ma võtan tagasi selle teise poole. Politsei eest põgenemise eest. Aga midagi rohkem lõppu. Politsei koera. Ei ole. Ma arvan, et selle peame ära andma. Politsei kuuli eest põgenemise. Ütleme vastused, mul on tunne, siit see ei tule seda. See on siis politsei eest ärajooksmise takistusrada, mudas ujumisrõngaga maadlus, õllesumo. Õllesumo tähendab seda, et nad vaitlevad üksteisega, neil on õlu käes ja õlut ei tohi maha minna. See on küll nõme, et sa nagu ütlesid ära, sest mu reaalselt järgmine pakkumine oleks olnud katalüütilise konverteri viske. See oli mu keele peal, ma lasin lihtsalt teele lõpetada. Et öelda katalüütilise konverteri viskevõistlus, aga vahet ei ole. Aga punkti saime, jah? Midagi. Ühe saite, jah. Te saite küll ühe punkti. Mis see katalüütiline konverter päris? See on autodel, mis seal põhja all on sumpa osa. See varastatakse palju lihtsalt. See on väärtuslikud metallid. See varastatakse igal pool, isegi Euroopas varastatakse, see on vääriline. See on see, mis Brigitte endal ära võttis või? Jah. Mis? Tahad sa lähemalt rääkida? See oli uudistes, loe neid. Loe neid. Mine kirjuta oma lemmikuudiste portaali Brigitte Susanne Hunt ja pluss auto ja siis... Katalüütiline. Nii, aga ma arvan, lähme lihtsalt järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Millist toodet ei müüda üheski Disney asutuses? Ehk siis lõbustuspargid, hotellid ja nii edasi. Ma ütlen kohe, see on hügieeni põhjustel. Jah. Siis äkki närimiskumm. Õige vastus. Tuli loksust ära, vau. Mis mõttes? Teeme sulle aplausi. 2 punkti jälle. Väikeste laste kasvatamisest on kasu ka, midagi on ikka õppinud. Midagi on jäänud selle kutt peale. Mis sa arvad, mille pärast seda nätsu ei müüda seal siis? Hügieeni põhjustel. Ma arvan, et... Kaspar, see, kus sa lähevad ise selle... Kas ei ole nii, et Singapuris ka ei müüda nätsu või? Seal ka ei müüda. Sest seal on see müüt, et see on nagu keela ja sa lähed kohe vangi, aga kuskilt sa ei saa osta ega midagi teha sellega. Samamoodi arvatakse, pannakse igale pooli... Singapur ongi parast Disneyland. Jah, korras. See on nagu Kanep Saaremaa. Seda ei müüda seal või?
ainult kadaka, keelatud. see on purustatud kalakas. kadaka pealt. Nii, aga mis on meie järgmine küsimus? Saime teada, mida Disney's ei müüda. Ma teen ühe looduse küsimuse ka äkitselt. Mitu küsimust veel on, et me teaks, millal me sporti peame alustama. Nüüd on hea, et see paar küsimust tagasi oli see aeg. Aga veel jõuate. Ilma vihjet on 2 punkti, nii et see on ju 2 küsimust ja olete tagasi. Ja auhinnaks on raha. Sul. Ja sularaha, jah. Panen pusi ainult edasi. Pusi. Tuleb, sularaha tuleb. Mille järgi on Kanaari saared oma nime saanud? Lihtne küsimus. Kanaari saared, mille järgi? Kanaari linnu järgi. Ei ole. Jumal ei, ma ei vastanud, et tahtsin vaadata, kuidas mu vastased reageerivad, kui ma selliseid banaalsusi. Ei, jumal, ütle korra veel, et millise Kanaari linnu järgi? Ma reaalselt tahtsin võiduga sama karjuda. Jumal näed seda. Muuseas, lindudele pandi saare järgi nimi. Kõik teavad, Karl. Seda täpsust meile küll polnud vaja öelda. Aga mis punane tiim arvab siis? Mille järgi? Kas tahate vihjet või tahate 2 punkti peale minna? Saab vihjet või? Ikka saab. Oota, meie kord on siis praegu. Nemad ei tohi praegu hakata. Nad panid valesti ära. Panid valesti, noh. Ja siis sa saad vihje, aga nüüd saad nüüd 1 punkti. Palun vihje, jah. Võtame vihje. Seal saare elasid tegelikult ühed loomad. See on selle looma ladinakeelse nime järgi pandud. Siis lihtsustatud versioon. Sama siis ladinakeelse sõna järgi on ka tulnud näiteks purihammas. Siis on ikkagi mingid koerad, on ju. Aga mis koerad või huntide järgi siis? Huntide järgi? Jah. Vale vastus. On ju küll. Loopus kõlab küll ju nagu kanaalis. Ei ole, mis see iganes kanis on. Mingi koer on. Ütle mingi koer, mis oli seal. Kanaari saartel. Ma jäin nende Saaremaa kadakate peale. Mingi koer, no. Ütle veel korra. Mingi koer. Ei, see loom. Enne seda ka veel. Okei, sul läheb välja. Shout out siin. Aga jaa, te ütlete mingi koer. Õige vastus, koerad. Väga lihtne vastus. Ma ei pidanud täpselt. Praegu käriseb. Me oleme 5 punkti kaugusel, nii et 8-5 on see. Enamist spurdist ei piisa väga või? Piisab. 20 pluss viimane küsimus on topeltpunktide peale. Aga 3 + 3 on 6. 3 + 8. Ma arvan, et loomadest rääkides teeme midagi lõbusat, Karl. Teeme lõbusat või? Jaa. Joonistame või? Ei, me ei joonista. Oota, mis mõttes? Oota, kas sa said täpsustuse? Ei, koerte. Lihtsalt koerad. Seal olid koerad. Jaa. Kui sul on õige vastus, siis ära uurime. Võta vastu, jah. Nii, aga meie järgmine raund, Karl paneb seda siin valmis. Meie kõigi lemmik, me teeme heliraundi. Me teeme soundi raundi tõesti. Ja nüüd me hakkame kuulama helisi ja me hakkame kuulama... Ma räägin, et ma käisin ühes teises vägevas Unibeti saates Toomasega jälle võistlemas ja seal oli tehtud sohki. Seal olid lihtsalt heliküsimused olid. Ja Toomas võib öelda, kes heliküsimused ära vastas sekundi pealt. Kus me käisime? Kuule! Tõnis Mägi lause aastast 1984 saatest. Kohe ütlesin ära. Okei. Mul on hoopis küsimus selle, et kui palju te päriselt nagu reaalelus aega koos veedate? Ainult telemängudes. Ainult telemängudes. See on reegel, ärme seda piiri ületa, sest muidu... Ainult vastas võistkondades ka. Väga hea. Selle mängu, no kui nii kui sa sätid, eks ole, selle mängu mina võitsin ja siis ma sain seal, selle eest sai sulli küll. Palju said? 123. Oi, ilus number vähemalt. No, Karl, kuidas sul läheb? Ma võin sulle öelda, et see, mis mul oli ette valmistatud, see minu pärast ei tööta nüüd sel hetkel. Ma neid väiksemaid mehi tunnen, ma tunnen ainult direktoreid, et kas kelle käest ma seda küsin peaks praegu? Ei tea. Pärast antakse. Jah. Ottide viisi. Aga mul on õnneks üks teine helimäng ette valmistatud, nii et me saame selle järgi teha. Ma ei ole kunagi näinud Karli nii kiiresti tegutsemas, see on uskumatu näide. Me teeme keelte raundi, ma räägin teile, lasen teile erinevaid keeli. Ma meeldan, et olete ka päris paljude kultuuride ma olin täiesti kindel, et ta hädaga leiab lahenduse, ütleb, millise telefoni heli on see. Ei ole, me jõudsime keelte peale, nii et lähme hoopis keelte peale. Loomad unustame ära, nüüd hakkame kuulama erinevaid keeli. Meie eesmärk on ära arvata, mis keelega on tegu. Kas ma pean hoiatama, et ma olen 1,5 aastat Leedus elanud? Leedu keelt. Loodame, et sa tunned leedu keel ära. Ma arvan, et laabast me ei ütle. Kas sa oled kunagi ükskõik mis olukorras pidanud hoiatama? Et sa oled 1,5 aastat Leedus elanud. Aga ma lasen esimese, ma arvan. Lase esimene, jah. Oota, see vaata see ka see naljamees. Mis ta nimi? Tormi või?
Vaata, kas oskab kõikidest maailma keeltest tere öelda. Mida? Sa ei tea sükse mees, su kolleeg. Su kolleeg. Mis ta perega nimi oli? Ta oskas kõikidest keeltest tere öelda. No aga vaatame, võib-olla Sander oskab ka neid kohe kuulama. Võib-olla tal tuleb ka välja. Esimene keel, ma loodan, et see töötab. Eesti oli see. Szabadon születik. És egyenlő méltósága és joga. Az emberek Ungari. és lelkiismerettel bírván. Õige vastus tuli ära, see on ungari keel. Teeme aplausid, on hea, tuli kohe punkt juurde. Tuleks välja. Sa jätsid mainima, et sa elasid Kaunases Ungari linnas. Seda ei peanud tõlkima pidanud või? Ma ootasin, et ma hakkan tõlkima või? Ei, järgmisega ka sama lihtne, nii et ühesõnaga kuuled, tunned heli või selle keele ära, paned kohe vastuse Paned kirja. kohe. Järgmine tuleb. Kiiruse peale. Pane nüüd. Anna korra veel. See on tai keel. Ei ole. Ei ole. Rumeenia. Ei. Võime minna Euroopast välja poole. Euroopast väljast kindlasti. No. Kas see on mingi Lõuna-Ameerika või? Mingi Peruu. Ei. See on mingi hindi või midagi sellist. See on piisavalt lähedal, et ma annan sulle, see on tamiil. Tamiil keeles siis Indias räägitakse seda. Väga hea, teeme aplausi, sinine tiim tuleb järgi. Tuleb, punkt jäävad. Kas punti või? Ma saan lihtsalt kõrvalismal nautida. Ja sa võid ju neid keeli siia 200 lasta. Mul on siin, me laseme tavaliselt niisugune 3-4 kuni 5. No vaatame, lähme järgmise juurde. Järgmine keel tuleb teile nüüd. No nii. Poola. See on see Serbia ja see Serbo, mis siin Serbia ja Horvaatia ja see... Lähedal. Siis on siis Sloveenia või see pundis seal... Albaania. Ei. Bulgaaria. Ei, Tšehhi. Kalev oli väga lähedal, mis korra juba ütlesid ka isegi. Horvaatia. Tegelikult on Serbia ja Horvaatia, kõik on üks sama keel. No jaa, aga see oli horvaatia keel. Meil oli puhas horvaatia Kalev keel on praegu. enam-vähem õigus, serbo-horvaadi. Kõik on üks sama keel seal ju. Isegi Sloveenial on sama keel. Kui sa said punkti, Ei, ma räägin. vaidle paksu mehega. Ütle aitäh. Ja suuna pilk ekraanile. Ei, jumala näotud, et ma 2 korda ütlema praegu. Väga hea. Nii, aga seis on 9-5. Punane tiim veel juhib, aga meil on veel vähemalt, kuulame 2 keelt veel. Kuulame 2 keelt veel. Nonii. No ma lasen teile siukse keele. Vaatame, kus sellega läheb teile. Amadroos hakkas siin Priid ja Iivist. See on... Ei. Nähtan hanktud mostaks ja sigatumdi. Lähedal. Mingi kuradi saami keel. Ei, tehniselt surnud. Liivi keel. Murdi. Õige tuli ära, liivi keel on see. Muidugi. Teeme aplausi. Vahekäris, aga meil on 1 keel veel kuulata. Ma ütlen selles mõttes muljetavalt, et kohe tundsid ära, et ikkagi Läti sealt kandist kohe see. Ja nüüd ma lasen teile viimase keele ja vaatame, kuidas sellega tuleb. Ja siis on teil siin võimalus. Nii. Viimane keel. See on tagurpidi või? Nii. Anna korra veel. See on mingi Skandinaavia, jah? Skandinaavia Taani ei ole õige. Ei, põhja pool veel. Island. Õige vastus. Island on õige vastus. Teeme aplausi. Väga hästi. Tubli! Ja sest pärast Kaspar korrutab su punkti summa 100-ga. Tahtsingi öelda, tonn 100. Ja tonn 100 on praegu sul, jah. 1100 punkti. Tulemas. 5100 on meil skoor, väga hea. Aga enne veel, kui me tegelikult, meil ongi aega ainult viimase küsimuse jaoks, aga enne veel, kui me jõuame viimase küsimuse juurde, ma arvan, et on ainuke õige hetk teha väike promonurk ka. Sander, on sul midagi rahvale öelda, mida nad peaks tegema, millega nad peaks kursis olema? Sina saad. Sina võta vaiksemalt. No kuna suvetuuri piletid on kõigil juba ilmselt olemas, siis ma teen, nagu see aeg on kombeks saanud, reklaami üritusele stuudiopublikule, mitte neile, kes vaatavad kodus, ehk siis stuudiopublik, tulge järgmine nädal Fonoteegis hästi ägedat ingliskeelset komöödiat, ma teen ka inglise keeles pikka setti, hästi cool. Ja need, kes kodus vaatavad, mine ujuma. Minge ujuma. Või siis suvetuur.ee leiate suvetuuri piletid. Minge ujuma. Minge ujuma. Aga Kalev, mis sul on rahvale öelda?
juuli keskel või? Näiteks. Puhake. Ärge käige mitte kusagil, olge lihtsalt ja ärge minge. Välja arvatud suvetuurid. Noh, jah, sul on suvetuur ka. Muidugi. Millal sa puhkad? Mitu tükki sa teed aastas oma neid keikasid? Ära küsi. Ei, ükskord ma küsisin, kunagi küsin, siis sul oli veel mingi number oli kirjas. Laval käin üle mingi 500, ma arvan. Ja vahepeal õigeaegselt ka. See läheb täna lava alla või? Ei, no paneme. Siis 530. Väga hea, aga teil on ju Toomasega veel tegemisi, kus nad sellega kursis saavad olla? Toomasega meil ei ole mitte midagi. Teil ei ole mitte midagi? Absoluutselt. Ta on ju, ta läks ju ära ja siis ta sai kuldse käepigistuse ja nagu ikka ja siis ta on järgmises kohas, kus ta teenib kuldse käepigistuse. Räägime praegu 15 aasta tagusest Ta on juba päris mitu aastat uues majas vastu pidanud, et oodata on, et juuli keskpaigaks on tal ka uus kuldne käepigistus. No ongi siin hea hetk reklaamida, kui kõik bänd on varsti tagasi koos, aga rääkides bändimehest, lähme Toomase juurde. Mis sul on rahvale öelda? No kui me seda vaatame kõik ühes koos juuli keskpaigas, siis umbes 6 aja pärast võib ikkagi Eesti juhtivalt kommertskanalit vaadata ujumise pikaraja EM. Tahtsid ujumise juttu? Väga hea. Ei, super. Ja nii me selle päeva õhtusse saame. Aasta otsa valmistume ujumise pikaraja lühikeseks EM-iks. Ja päev toob toidu lauale jälle. Väga hea teile, mis sul on rahvale öelda? Peale kõike seda või? Peale kõike seda. Nüüd on sinu kord. Mul on täiesti sõnatu, aga juuli keskpaigas, no siis hakkab juba mu sünnipäev lähemale tulema. Et võite postkaardid panna, kõik on kutsutud, võite postkaardid ja sefiiritordid teile panna. Aitäh teile. No väga armas. No, igatahes, nüüd olete informeeritud, aga meil on veel teha üks küsimus. Karl, mis on meie tänase saate viimane küsimus? Ma lõpetan spordiga. Lõpetame spordiga. Ma rohkem ei tee. See on topeltpunktide peale, on ju? Topeltpunktide peale, just nii. Oot. Tahate topelt teha? Davai, teeme topelt. Ei taha, siis ma ei jaksa seda ära kuulata jälle, kui nad võivad. Sorry. Me ei saa teha topelt, neil on mingi pikem nagu... Teeme 6 punkti peale. Mingi aastat, sorry. Ma saan aru, mis ma just hakkasin peale võtma. Topeltpunktide peale võib teha. Ei ole vaja topelt. 7 punkti peale. Ei, topeltpunktide peale võib teha. Siis on 4. No nii, teeme topeltpunkti peale. Nii nagu meil kordi koos. Karl, mis on küsimus, mis kõlab topeltpunktide peale? Nii, Lõuna-Koreas on võistlus, kus sa pead 90 minutit mida tegema. Mis see on? Parim võidab. Mina arvan, ma tean seda. No nii. Seal on sellised, seal on sellised inimesed, nad oskavad kuidagi teha oma kehaga sellise triki, et nad on 90 minutit plangus. Hoiavad planku. Kõlab päris huvitav. Aga nii on. Vaataks ikka seda. Jah. No pigem on kuradi pikaraja ujumist. Augusti lõpus. Aga maailmarekord plangus on ikka tunde. Ja on. Ikka üle 5 tunni vist on, jah. Ja 5:40 midagi saab. Aga ma saan aru, et see ei olnud õige vastus. See ei olnud õige vastus. Ei olnud. Veel vihjed ei anna, saad ilma vihjete minna. Nii, Tom, mis meie teooria on? Minu arvan, et see on nagu päris sport või mingi jälle mingi mesilane kõrrega? Kui me peame nüüd mesilane ja tuli lendavad 90 minutit. Siis pigem mesilane kõrrega, sinna. Ta on pigem uuem sport välja mõeldud. Sport on suur sõna. Sport on võib-olla jah palju öeldud, uus võistlus. Ma vahepeal lihtsalt räägin taustas, mul saatis üks olümpiavõitja saatis see video, sattus Nõmme metsas kepphobuse võistlusele. Ja saatis mulle video, ütles, Kalev, vaata, kuhu me jõudnud oleme. Kõik hüppasid selle kepphobusega. Ja siis kirjutas juurde, et ja hetk tagasi kuulsin, kuidas ühte hobust kiideti ka. Väga hea. Nii, aga nüüd topelpunktid 4 punkti peale. Au peale on see. Pean häbiga tunnistan, pole aimu ka, mis asi see võiks olla. Miks just Lõuna-Koreas, eks ju? Me teame kõik Jaapanis ja seal tehakse... Kas see kuidagi äkki naaber Põhja-Koreaga seotud, et nad peavad 90 minti võib-olla kedagi enda kodus hoidma, nagu valitust pakkuma Põhja-Korealisele? Pigem see, et see on Jaapanisse ka levinud, mõelge, et seal on hästi kiire elu, eks ole, seal kõik käib kogu aeg. Sest Lõuna-Korea põhimotto ongi, nagu elustiil ongi kiire, et kui see aeglust nähakse moraalseks läbikukkumiseks. Okei, ehk siis me peame midagi rahulikult tegema. See mingi jõllitamise võistlus ei ole, mida me kõik, eks ju, oleme... Et ei tohi pilgutada 90 minutit järjest. See on võib-olla selles samas kategoorias, aga mitte sinna kanti, aga see ei ole väga vihje. Nad peavad vait olema lihtsalt 90 minutit. See on osa sellest. See on osa sellest. Ühesõnaga, ilmselt on see lihtsalt see, et sa pead olema 90 minutit, mingid nagu fiks asendis nagu... No planku.
Tugevamad teevad planku ja lihtsamad mehed suudavad lihtsalt seista 9 minutit liikumatult ilma... Ma annan selle ära, see on rahulikult istuma. Kurat, ma ütlesin plank. Ei, sest rahuliku istumise see eesmärk on see, et nad mõõdavad, vaatavad kõigepealt, kes kõige zennimad välja tunduvad. Ja siis võitja on see, kelle pulss on kõige madalam ja kes on kõige rahulikum. Planguga ei ole. Ma kunagi tegin videoklippe selle ujulasse. Kui me ujumisest juba räägime. Tegin Eestis ja ma täitsa huvi pärast mõtlesin, palju ujujad suudavad vee all ujuda järjest, saad aru. Ja siis tuli välja, et Eestis korraldab võistluseid. Ja ühte pole näinud enam. Ei, ja siis ma võtsin profi ujuja Eesti olümpiakoondise liikme võtsin kaasa. Ja see 86. meetril uppus ära, aga seal pidi olema see nagu päästja on tuukra vee all ja tõite välja. Sellest on YouTube'is video, vaadake. Ja siis Eesti profid, need panevad üle 300 meetri 25 basseinis vee all. No kui me ujumisest räägime. Kui me siin juba ujumisest räägime. Et ei pea vaatama augustis seal. Kaleviga on 2 varianti, kas mesilased või ujumine ainult. Kui meil episoodidel pealkirjad oleks. Kui me ujumisest rääkisime, on tänase episoodi nimi. Aga me tänane episood on jõudnud lõppu. Paneme veel 2 punkti sinna tiimil, ka tulid suht ilma vihjate. Paneme topelpunktid ikka nagu tulid 9-11, väga ilus skoor. Aga tänase saate on võitnud punane tiim! Just nii. Aga nüüd teeme suure aplausi meie sinisele tiimile. Televiira, Toomas Varro! Meie võitjatiim! Meil oli Sander Õigus ja Kalev Kruus! Suur aitäh meie küsimuste meistrile Karl-Lauri Varma! Ja minu nimi oli Kaspar Kikerpil, aitäh, et vaatasite. Tšau!